6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Särrista mõnuga, sest Metapo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metapo full service ainult Stokkerist. Tere kallid rallisõbrad, ütleme teile täna kell 8:00 pärast lõunat, õhtu õigemini. Portugali ralli on jõudnud siis peaaegu esimese päeva õhtusse. 7 kiiruskatset on meil sõidetud. Kalle Rovampere juhtimas Tanis Ordo ja Esa-Pekka Lappi ees. Kahjuks Ott Tänakul väike rehvimure ja on langenud tema hetkel küll poodiumi konkurentsist välja, aga 2 pikka rallipäeva on veel ees ja kõike võib loomulikult juhtuda. Roland Poom eksperdina teisel pool lauda. Tšau. Saatejuht Gunnar Lehest ja mina ja proovime kohe otseühenduse ära ka Peep Pahviga. Teame, et Peebul Leviga kõige paremad probleemid, kõige paremad seisud ei ole, pigem probleemid. Vaatame, kas tuleb läbi, Peep, sinu kõlav hääl. Vist ei tule või? Peebu kõlavat häält vist ei tule. Me näeme pilti, me võime aimata, mis ta meil... Et me võime oletada, mida Peep mõtleb. Jah, mis väga mõtlik nägu. Aga ma arvan, me ei saa siis Peebuga hetkel ühendust võtta. Kui sa meid, Peep, kuuled, siis tore oli. Aga nii, oota, nii. Aga su heli tahaks ka kuulda nüüd. Nii, nüüd kuuleme. No tead, Peep, me ei saa ikkagi. Nii. No nüüd kuuleme, proovi midagi tänasest päevast ette rääkida, kus sa käisid, mis sa nägid ja mis sa tänasest päevast arvad? Käisin palju kiiruskatsetel, aga ma ei tea ole. No proovime. Proovime. Käisin 3 kiiruskatsel vaamas, oli rallipäev, väga soe, päike paistab ja rahvast on hästi palju ja tolm palju ja eestlasi on hästi vähe, mis on nagu imelik, ütleme. Väljal käia osas nii vähe eestlasi kui siin, ma ei olegi näinud, et põhimõtteliselt 3 koha peale kokku ma nägingi 3 Eesti lippu. Me peame tõlkima natukene neid juttu vist. Seda on nagu väga vähe sükest tunnet või eestlaste laulupuu tunnet pole siin tegelikult. Tõlkima siis tõlkiga. Ei, et levi probleemid on meil sügavad. Kas see iseloomustab kogu Portugali tänapäevast või? Proovin Eesti Täna Peep meile vist kätte saamatuks. Me tõlgime kähku selle juttu ära, mis Peep meile rääkis, et eestlasi on väga vähe. Ja levi on halb ilmselt, nagu me aru saame, et 3 Eesti lippu nägida, nagu, kui ma üritasin aru saada midagi. Eriti mägedes. Peep, selle hakkiva heliga meil ei ole täna midagi teha. Proovime homme uuesti, kui sa oled loodetavasti pressikeskuses. Aga soovime teile edu sinna tänasele viimasele katsele ja kuidagi upitage meie mees ka natuke kõrgemale kohale. No kuidagi peaks ikka nad seda tegema, jah? Kahjuks pidime Peebu keti otsast lahti laskma. See oli võib-olla taotlus, et Peep ei viitsinud teha lihtsalt. Et võttis meelega kuskil kivide vahele, mägede vahele. Eriti mägedes. Või ta lihtsalt feikis seda, rääkiski meile niimoodi. Aga naljaks. Tänases saates olge kindlasti lõpuni liinil, hakkame mängima kuskil 50 või 40 paiku Kahooti. Meil on 10 põnevat küsimust, sügavalt on tehtud analüüsi. Päev otsa, küsimus tunnis umbes, mõtlesime. Tegelikult valmis enne saadet. Viimasel minutil võiks öelda. Võiks öelda, jah. Aga mis teil salatena? Tööpäev oli pikk ja põnev, käisin Paides. Tagasi tulles Paidest vaatasime esimesed 2 kiiruskatset Karli Sauliga. Käisime võrkpalli võttel.
Eesti võrkpallinaiskond kogunes ja tegime selle intervjuusid, väga toredad. Väga äge, sportlik päev. Aga rääkides, mis on rallis juhtunud, siis ega meie vaatest otseselt midagi rõõmustavat ei ole. Positiivne on see, et päris kraavis ka ei ole. Tegelikult jah, ütleme eelmine aasta võtame näiteks, mis juhtus Otil. Otil läks 2 rehvi reedel teisel ringil. Ja kaotust oli, kui ma õigesti mäletan, kuskil circa 3-4 minutit, et nagu ralli oli tehtud, midagi rohkem poolt püüda. See 1 rehv läks katki, mis teha? Nagu me näeme, siis tagantotsast on põhimõtteliselt iga teine mees tuleb katkis rehviga. Ja nii on, olud ei ole kõige lihtsamad. Aga 38 sekundit liidrile, ma ütleks, et see on okei, et kui ma tegelikult eile ütlesin, et kui Evans võiks lõpetada päeva 30 sekundilise kaotusega, et siis on veel kõik võimalik ja tegelikult ma usun ka, et kõik on võimalik veel Otil, jah, võib-olla, ärme hakkasin nüüd ootuseid liiga kõrgeks seadma, et ta võidu peale läheks sõitma, aga ma usun, et poodium on väga võimalik ja sest poodium on ju meil kõigest, kui kaugel? Sorry, minut 7, ma panin ise praegu pangasin. Ja sa vaatasid eelmine. Ja minut 7, ütleme jah, aga sellegi poolest, pool minutit on poodiumini suurusjärk on ju 30-40 sekundit. Nii et see poodiumi viimane aste võiks olla ikkagi veel nii-öelda reaalsus. Jah, siis jäi võib-olla nimetamata, et 6. kohal Ott Tänak minut 07,4 enne viimast publikukatset täna. Ja kus ta meil siis rehv läks, kas juba 4. äkki? 4. katse, jah, pärast rehvi vahetust. Ja nii oli ja ega selles mõttes pärast oli ju tegelikult hoog mõnevõrra ikkagi maas ka, sest eriti sellisel rallil sõita hooga ja teades, et sul ei ole enam varu, kui jälle midagi juhtub, on katkestamine, et tänapäeval ei ole lubatud seda, et sa seal välja peal tiksud lõpuni seal, et me oleme näinud igasuguseid kaadrid ajaloost, kuidas sõideti ilma rehvideta, aga täna ei ole lubatud, et mingisugune nii-öelda kummilaadne asi seal välja peal peab olema, et sellega võiks kummilaadne toode. Ja, et sellega võiks servisesse jõuda, aga jah, risk oli liiga suur, et hakata seal lollusi tegema, nii et ma arvan see, kuidas Ott lõpuni tuli tegelikult väga okei jooga isegi selles olukorras, kus ta oli. Kui me vaatame seda nimekirja, siis tegelikult annab otsida meest, kellel ei oleks rehvidega probleeme olnud. Vast need 2 esimest, Roompere ja Sordo. Ja Roompere ja Sordo on küll ühed, kellel ei olnud. Lappil rehvi probleemi ka ei olnud, aga tal oli vähe teistmoodi rehvi probleem, et mingi katse lõpp, ma nüüd ei mäleta, mis katse see oli, et kaotus tuli circa 16 sekundit, ta ise ütles, et väga hästi tuli välja, aga kaamera pilt näitas seda, mis tal seal all oli ja kui nüüd konkurentidega võrdlema hakata seda rehvi, siis ega väga võrrelda midagi ei olegi. Mingi valemiga oli Esa-Pekka Lappi suutnud oma rehvid täiesti kapsaks ära sõita ja seal ei olnud midagi järgi, kui teistel ikkagi oli veel näha, et võib-olla ühe katse võiks veel panna nendega siis, jah. Lappi kuidagi see tire management oli ikka väga kehv. Tire managementi mainisid väga paljud sõitjad tegelikult ja öeldi, et rööpad ja tee seisukord teistel läbimistel on hullem kui eelmisel aastal. Millest see tuleb? Kas autod on võimsamad või teehooldus on olnud kehvem või kas seal Portugalis üldse mingit teehooldust tehakse? Keeruline öelda, kuidas eelmise aastaga võrreldes see olukord on, aga teine läbimine eelkõige on selle pärast raskem juba, et esimene, see Portugali pinnas on selline liivane, ja kui see liivane pinnas sealt pealt ära sõidetakse, siis jääb selline päris karm põhi siin alla ja see sööb need rehvid ära lihtsalt ja siis ongi see asi käes, et seal katse lõppu midagi alles ei jää, et tegelikult ideaalis muidugi võiks ju pehmega sõita, aga nendes oludes ei ole pehmega mitte midagi teha, et seal ma arvan 10 kilomeetriga võimalik läbi küpsetada juba need pehmed rehvid, nii et selline see olukord seal on, aga võrreldes kuidas eelmise aastaga, ma isegi praegu, mul ei viska praegu ette, millised olud eelmine aasta olid, aga ma arvaks, et midagi sarnast. Taustal vahepeal ütlen, kes meid otsepildis jälgivad, Margus Pahvi pildid jooksevad meil taustakarussellis, paistavad päris kaunid vaated ja tegelikult ega teeb kadedaks, tahaks ise seal vaadata. Ja, Portugal lahe, mulle väga meeldib. Aga veel jäi Sordost nii palju rääkimata, et Sordo küll sai ilma rehvi probleemideta on hetkel lõpuni saanud, tegelikult on meil veel 8 katse minna, selline lühike sutsakas, aga kell 9.05 hakkab, nii et meie Kahooti ajal ilmselt. Jah,
Aga Sordol oli siin just päeva lõpuks vähe teistsugune probleem, vaatasime koos, pani siin ühe mahapöörde otsaks ja tegelikult sinna selline circa 10 sekundit ka ta jättis, et päris puhas päev temal ka ikkagi ei olnud. Kindlasti on päris puhas päev Elvin Evansil, kelle autot meie siin saateks valmistudes ei ole näinud, võib-olla teile on juba näidatud, kiirelt vaatame meie otseblogis, ei näe ka hetkel Evansi autost ühtegi pilti, et peamine on see, et mehed on autost väljas, me teame, et ta on kuskil kraavis, aga no ilmselt ei sõida enam. Jaa, 13. kilomeetril see avarii juhtus. Jah, ei puudub üldse praegu meil mingisugune info, kas see auto on selline, et see võiks homme rajal olla või ei ole, eks me näeme, mis seis temaga on, aga ka ütleme, võtame järgmise, Pierre-Louis Loubet. Ma näen autot, me seda pilti kahjuks siia kuvada ei saa, see loomulikult Dirtfishi mehed on esimesena kohal ja libekala need vesimärgid on peal. No ma võin kirjeldada, see auto on puude vahel, tal ühtegi ratast all ei ole, ta on üsna sodi, ma võin sulle näidata, vaadake siis Rolandi reaktsioonist, kuidas auto välja näeb. Okei, see on päris katki. See auto on päris katki. Jumal tänatud, et mehed terved on. Jaa, ikka juhtub, mis teha. Aga soovitan siis sisse trükkida Twitteris kõige kiirem Elvin Evans ja sealt umbes 3.-4. vaste ja sealt näetegi. Jaa, aga Loubet juures ei jutt pooleli tegelikult üli tugev päev. Ja ka kui ma vaatame 7. katse lõpuks, vaataks, et ideaalne päev. Aga päris ideaalne see päev ikkagi ei olnud. Ja auto läks põlema vahepeal. Jaa, päris naljakas, väga mitte naljakas situatsioon. Kogu perega vaatasime seda, kuidas auto põlema läks. Et see oli kuidagi hästi veider situatsioon, ei saanudki aru, mis tegelikult alguses juhtus, sest tegelikult katse finišis oli näha juba seest pildist, et Gilles juba vehkis seal kuidagi sees midagi toimus ja kuidagi järsku läks väga ärevaks see olukord seal autos. Ja siis mingit väikest tossu nägime ka ikkagi ekraanil. Ja katse lõpus on stopp-punkt, kus nii-öelda seisma peab jääma ja võetakse intervjuud ja ajakaart antakse ära ja sealt pandi autoga otse läbi. Ja ei saanudki täpselt aru, et tundus, et pidurid kuumaliselt üle, pidurid läksid põlema ja tuleb kustutama hakata, aga tegelikult oli probleem hoopis kuskil mujal. Ma lõpuni ei saanud aru, kus see probleem oli, aga tundub, et ei saanud, telepilt läks ka minema. Jah, et see välja laske see tunnel äkki, mis jookseb Skardluga jalge alt. Mulle jäi mulje, et see oli seal oli midagi süttinud, et tegelikult see leek ei oldki nagu nähtav. Aga ju temperatuur oli kõva, midagi sulas, midagi põles ja see oli seal täpselt Gilles jalge all. Nii et kustutama asuti ja õnneks saadi, see toimus siis 3. katse lõpus, et seal veel tehti see pagasiluuk tehti lahti ja arvati, et piiluti siin alla, et kas sealt tuleb tosse, siis keegi nagu ütleski, et kuule siit tuleb, et kustutage sinna. Ühesõnaga leek ei leitud alguses, lõpuks saadi asi korda ja tegelikult pärast seda tuli tagasi ja väga okei päeva lõpp, et kui me vaatame kaotus 28 sekundit Kalle Rovanperale, ta andis 2 katsega tegelikult selline 30 sekki ära ja see samane 3. katse, seal tuli kaotust vist äkki 16 sekki, kui ma praegu peast õigesti mäletan, jah 16,4, et tegelikult ju väga, väga kõvas konkurentsis püsib, okei, stardikoht muidugi väga hea, aga see ikkagi pead sõitma ka, et seal sellist aega välja sõita ja ma arvan, et ei pea mainima, et tegelikult peale esimest katset oli mees ralli liider. Elu 3. katsevõit siis on Muhammed õiged? Peaks olema küll, jah. Et me võime kas Greensmiti võtta, kellel kogemust ju WRC autoga, ralli 1 autoga rohkem kõvasti. Temal, see aasta ta ei sõida, aga tema sai 1 katsevõidu. Ja kes veel ei ole näinud siis seda Loubet nii-öelda auto põlema minemist, siis ta ju viskas ja loopis seal kindad ja tüüp oli kehes selline, et moralli lõpeb siin. Ja ta oli nagu ikka väga, väga endast väljas ja tundus, et ta arvaski, et ralli on läbi, aga selles mõttes väga, väga hea meel, et ta tagasi tuli. Ja päeva lõpuks vaata, 0,5 sekki lappis taga, poodium on 0,5 sekki kaudugusel. Põhimõtteliselt olematu. Kellest veel täna peaks rääkima? Kuidas Neville'i läinud on? 5 koht hetkel 0,3 ja Loubet'st maha. Poodiumi heitus on päris kõva. Ja Neville on kuidagi, ma ei ole ausalt teda väga tähele pandki siin rallil. Et ta kuidagi nagu on seal olemas, on ju, aga kuidagi nagu ei ole väga
üldse aru saanud, mis tal on ja kus tal on. Ei ole tähele pannud, et tal probleeme oleks. Viimane katse küll tõesti. Kaotus tuli 11,4 katsevõitjale Esa-Pekka Lappile. Et mingi error pidi tal siin lõpus olema. Mina ei vaadanud laivi viimase või 7. katsel, et kas ta jõudis midagi öelda või ei jõudnud. Siia EVRC-sse tema tsitaate pole pandud. 6. katse järel on öelnud, et nüüd on natukene parem, aga on raske öelda, kuidas meil rehvi säästmine läheb. Et tegelikult ju peale 6. katset oli ta 3. kohal, nii et kukkumine tuli. Sirka kaotas kässe 10-11 sekki kaotas juurde ja poodium või liidri koht, jah. Nüüd veidi kaugemal. Katsevõitjad siis meil täna. Lube, esimene katse, teine Ott Tänak, 3. katse Rovampera, 4. katse Lappi, 5. katse Rovampera, 6. katse Rovampera ja 7. Lappi. Soomlaste ralli ikkagi Portugalis. No, kiiruse mõttes. Jah, ei selles mõttes top 3-s kaks soomlast ka on ju. Päris okei. Jah. Vaatame WRC2 heitlust ka või? Ega siin kehvemad mehed ei ole. Ja WRC2 on tegelikult päris huvitavalt selles mõttes. 7. katse veel kahjuks WRC2 meestele kestab. Seal on nagu rehvi purunemisel lihtsalt kohutavalt palju. Algas kohe esimesel katsel minu meelest mõlemal Eesti ekipaažil Linnamäel ja Virvesel rehvid läksid. Aga kui võtaks Linnamäe kõigepealt, siis Linnamäe tegelikult ennem 6. katset, peale 5. katset oli WRC2 6. kohal. Kaotus 8 sekki Greensmithile, mis oli ikka, no see on ikka väga-väga hea tulemus selles konkurentsis. Minut Solbergile, aga 6. jälle läks ref ja läks ref ka jälle 6. kui mu andmed õiged on Virvesel. No 3.43 kaotus sellele nagu viitab, jah? Et no refi purunemine on lihtsalt on ja seda tuleb peale kogu aeg, et ma arvan, et me võimegi jääda siin lugema. Suninenil oli, Formol, Greensmithil. No, aga miks nii palju WRC2 meestel? Keeruline öelda, no. Teie seisukord on kindlasti väga kehv. Ei ole, ma arvan, see teine ring on väga kehv. Aga no ma ei oska öelda. Võib-olla suured autod on sealt tulevad üle ja maakivid jäävad alles. Pühapäeval saame kindlasti Estonilt saame meili, et kõik oli super hästi ja meie pole millestki süüdi. Ja, kindlasti. Sellest pole kahtlust. Vaat, kes see ütles? Rovampere vist või? Et siin on 1000 kivi, ma ei tea, millisel ma otsa sõitsin. Et ühel meetril Lappi oli. Ühel kilomeetril umbes 1000 kivi, ma ei tea. Ma lugesin, et ta ütles 1 000 000 kivi. Miljon, okei. No 1000 miljon. Et kuhu see pihta läks, ta ei tea. Et no keeruline. Selles mõttes tegelikult on veits kahju, et see WRC2 võitlus on oleks hästi äge ja ma arvan, et seal võiks vabalt mingi 10 mees sõita tegelikult top 3 peale. Et kahju, et seda juhtub, aga no võtame Oliver Solberg. Ikkagi juhatab seda klassi ja kõvasti juhatab minuti ja 2 sekundiga Johan Rosselli ees ja Greensmith seal 3. Et noh, ega seal suurt võitlust ei ole ees, on ju. Mikkelsen ja Greensmithi vahel seal võib-olla läheb veel toimetamiseks, aga ehk siis poodiumi viimase astme peale, aga üldiselt nagu kõik see refi purunemised on nii palju siin seda asja siin keerulisemaks teinud, et jah. Tead, meil on vaja reklaamipausu vahele teha, siis võtaks mõne küsimuse ka vahele ja siis hakkame sinna Kahooti poole veerema. Teeme reklaami. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. No kui me juba reklaamilainel oleme, siis teeme need kohustuslikud minutid ka ära. 6 kaik@delfi.ee ootab küsimusi ja parimate küsimuste esitajatele saate pühapäeval koos Eigo Kaljurannaga siin hakata jälle auhindu littima. Meil on siis auhinnad välja pannud seekord Force. Eilses saates Roland pikalt laialt rääkis, mida head Force. Force'is saab kõike head. Kui sul on auto ja või tehnikat on sul siis. Ja ühele jagame välja 3 kingitus Force'ilt. Ühe kink väärtus on 100 €. Vaat seda oleks endalgi vaja, mõtlen. Ma sõidan nii palju, et mul oleks vaja, ma ei tea, õlivahetust minna kõigepealt tegema. Kahooti mehed, kes meil juba näpud sügelevad, ma tunnetan teid. Kahooti võitja peab ennast tuvastama niimoodi, et teeb screenshoti sellest viimasest
kuvast, mis talle ette tuleb, et sina oled võitja ja saadab selle meile ka 6kaik@delfi.ee ja siis hakkab sind ootama meie infoletis või sekretärid võtavad ühendust, kuidas saate kätte Delfi roolis ei loe termostopsi ja selle, mis selle parkimiskell jah. Parkimiskell ja t-shirt store ka. T-shirt store'i juurde tulles meil on üks tubli kuulaja, kes saatis juba pildi, kuidas ta juba oma auhinda konsumeerib. Vast saame tervitused loomulikult Triinule, kes võitis siis T-shirt store'i särgi. Teil on võimalik panna siia see sama ilus logo või siis T-shirt store'i kodulehelt ükskõik milline lööklause või täiesti enda kujundusega särk. Kui me saame nüüd ekraanile kuvada Triinu särgi, siis siin on väga üllas message, sõnum eesti keeles. Ärge unustage nautida, peate lõbutsema, elu on liiga lühike, Craig Priin. Väga vägev. Aga kui me juba siin Triinu juures oleme, Triinul oli küsimus ka. Sel rallil sai Priini koha endale nii-öelda Chris Meek. Sai ta, ei olnud päris sellele eelmisel. See on siis tegelikult Portugali meistrivõistlustel, jah. Ja, aga kindlasti ta Priini autos hetkel veel ei istu, on ju. Priini auto on hetkel kuskil ära. Ei, tegelikult seal Portugali meistrivõistlustel Priin sõitis Rally 2 autoga. Aga ma mõtlen, seda testi ta tegi ju Rally 1 autoga. See auto on praegu kõrval. Kindlasti. Ja. Aga kes võiks Priini koha, kas siis tema autoga või tema autota sel hooajal saada, millist sõitjat Hyundai vajab? Ma vaidlesin sel teemal vist Jaan Martinsoniga eile. Minule mingid märgid mõnda aega näitasid, et see võib olla Chris Meek, kes on meil ka praegu siin Rally 2 arvestuse stardis. Aga Hyundai bossid ise Abite puhul ütles, et neil on vaja pikema perspektiiviga seda vaadata ja pigem mingit nooremat meest. Kas me võtame Rally 2 listi lahti ja spekuleerime või? Ma arvan, et kui me hakkaks spekuleerima, siis me ütleks, et välja visatud Oliver Solberg tuleks tagasi tuua. Aga... WRC2 on ju selles mõttes Solberg oleks ju, miks ta üldse sealt ära lasti, jääb selles mõttes veidi küsimuseks üldse, aga... Me räägime mehest, kes ei tee täis hooaega, vaid Sordoga jagab autot. Jah. Nii. Tegelikult ju see ongi, see koht olekski ideaalne noor sõitjale. Solbergisse on Hyundai raha investeerinud juba. Mingitel arusaamatutel põhjustel Solbergi leping katkestati, kuigi uus leping oli juba mustand oli valmis, allkirja oli vaja alla panna. Ei tehtud seda. Aga seal on natuke kibestumist ka natukene, et äkki ei saa ikka keskpärandal kokku uuesti. No küll see võll seal eesatsas vahetus või ma ei tea, kus need otsused tehti. Võll on ekraanil ka muidu selle taga. Et ilmselgelt, kui see pakkumine tuleks, küll ta vastutaks, aga au sõna, ma ei oska kedagi teist pakku, sest Andres Mikkelseni taheti võtta sinna ju... Ei ole noor ja perspektiivikas. Ei ole. Ja ma ei ütleks, ma arvan, et ta ka võib-olla ei oleks ka võimeline sinna top 3 täna sõitma Rally 1 masinatega. No meil ei olegi kedagi teist võtta. Kas meie mehed saame välistada? Täna kindlasti. Sinna läheb veel natuke aega, et nad oleksid Teemu. Seal. Teemu oleks, ma arvan, proovida veel, et ma võib-olla ei julgeks kohe Teemule lepingut ette visata pikka, ta pole kaua sõitnud Rally 1 autoga või WRC autoga. Et viimane vist oli 2021 Monza võis olla, kui Ott jättis ralli vahele. Ja pärast seda ta ei olegi sõitnud, ta on sõitnud ainult Hyundai Rally 2 autoga. Jah, ta on selles mõttes, ta on Hyundai lepinguline sõitja ja sealt oleks kõige lihtsam vaadata, et võtad lihtsalt tõstata nagu klass kõrgemale. Proovida võiks kindlasti. Kas ta täna on ka nagu veel... ütleme nii terav, ma ei tea, võiks olla, aga jah, üks variant võiks olla küll. No kui siin on kritiseeritud sarja, et ei ole sellist loogilist tõusmist ja langemist nagu F1 ja F2 ja F3, siis olgem ausad, ega tegelikult
väga ei olegi nagu valikut või? Ei, valikut, ma arvan, et valikut me tegelikult... Me räägime 3 mehest siin praegu, noorest ja perspektiivikast. Jaa, ma arvan, et valikut võiks olla, aga tegelikult siin aastate jooksul on ka need väga mingid teravad tipud seal jooksvalt ära kukkunud, sest mingisugust järgmist sammu on võimatu teha. See probleem tegelikult algab ka sellest, et meil sõidavad 40-aastased tipus ja ralli on nii kogemuste ala, et neil on mingid oskused ja teadmised, kuidas rallise võita ja meeskonnad tahavad sellest kinni hoida. Aga ma olen jätkuvalt seda meelt, et see 3. auto tegelikult võiks olla noore sõitja käes, et võime öelda, et Takamoto Katsuta on me pole Toyotas. Takast vist rääkinud, mis Takal... Jah, räägime varsti, et Takamoto Katsuta on Toyotal, on ju. M-spordis on ka Lube olemas, et Hyundai's oli Solberg, aga täna ei ole, nii et mina olen seda meelt kindlasti, et see 3. auto peaks noorele olema. No Genekari vist on Katsuta katkestamise põhjus. Tobe viga, jah. Ja, enne 500 meetrit enne 3. katse starti. Jah, ta kohe seal teise katse lõpus vist juba pani sealt jooksu kiiresti ei jõudnud kommentaari anda. Et probleem tekkis vist juba teise katse peal. Jaa, kahju. Rääkisime ju alles eelmine saade või millalgi, et Katsutalt ootaks nüüd natukene tõusu, eks? Jaa, tegelikult pani hästi. Tegelikult pani väga hästi, ta oli ju 4. Et peale teist katset on ju. Ja siis oligi kõik. Jaa, aga küsimustega jätkates võtame ette Heiki küsimuse. Heiki on kirjutanud küsimuse. Kas ja kui jah, siis kui palju mõjutavad rehvid autode arendust? Näiteks tulenevalt rehvi iseloomust on teada, et võib auto esiosale rohkem survet rakendada või vastupidi. Kui on teada, et rehv õrnake, siis tuleb minna arendusega suunas, et surve oleks suhteliselt ühtlaselt jaotunud. Arvestatakse auto arenduses rehvidega või? Rehvi iseloomuga? Ei, sest rehvid on samamoodi väga kiires arengus kogu aeg ja iga ralli ikkagi või hooaja jooksul ikkagi rehve arendatakse väga palju, et selle järgi ei saa autot seadistada. Jah, autot seadistatakse ikka selle info järgi, mida sõitja kogub, annab edasi inseneridele, mida vaja muuta on ja siis on meeskonna töö juba mõelda välja, et kuidas seda asja muuta ja mis võimalused on. Et rehvid siinkohal ei puutu asjasse. Ingmar, mäletad selline mees, kes meil alati nuputamise ülesanded on olnud. Me eelmises saates rääkisime, et ei tea, mitmes auhind see Ingmaril juba on. Aga Ingmar kirjutas, et see oli talle hoopis esimene auhind. Ja väga vahva üllatus, aitäh. Esimene taoline võit üldse. Siis Ingmaril on veel üks tänu. Tänan eelmises saates olnud pudeli avamise õpetust. Me siis õpetasime, kuidas vitamiin Velli korki õigesti avada. Mõtlesin, et ma olen ainuke, kes ei oska pudelit avada, aga tuli välja, et mingi uus korgisüsteem hoopis. Aga mina mõtlesin ise ka, et ma olen loll. Mingi jama peab kuskil olema. Näed, loll on rohkem. Mul on selleks nädalaks ka üks nuputamise ülesanne, kuid selle edastan homme, et saaks pühapäevase saate lõpetada järjekordse laheda nimekirjaga. Tänaseks saateks on jälle legendiga seotud küsimus. Küsimus on selline. Sõitjad parandavad legendi katsete ajal, et siis Power Stage'is kiiremini sõita. Kuidas nad neid parandusi teevad? Kas Martin teeb sõidu ajal märkmeid legendi või on legend nii peas, et peale katset Ott ütleb Martinile, et palun paranda see koht ära või muud sellist? Ei käi mitte kumbagi pidi, nagu välja toodud on Ingmari poolt. Käib lihtsalt niimoodi, et kui kuskil seal katse peal oled ja Martin sulle midagi seal, ütleme siis Martin ütleb midagi, siis kui kurv on läbitud ja midagi ei klappinud, siis Ott lihtsalt hõikab ja ütleb, et muudaks ära seal. Me oletame, et parem 5 ei oldigi päris parem 5 ja Ott ütleb 4- sinna lihtsalt ja Ott teeb paranduse. Jah, ma loodan, et Ingmar said ka vastuse. Imre on tähele pannud, et kaardilugejatel on käe peal ühesugused kellad, mõned lausa 2. Mis otstarve neil on ja kas need on antud mõne konkreetse asutuse poolt nagu FIA või on hoopis tavalisele kellale pandud kaitse peale, aga ma tean, et sa tead kellades küll. See on ikkagi, enamasti kasutatakse spetsiaalselt kaardilugejatele mõeldud kellasid,
kõik ei kasuta, enamused kasutavad. Seal kellal on hästi palju funktsioone, sinna saad kogu ralli nii-öelda mingi kava sisse põhimõtteliselt panna, et ta sul kogu aeg seal tuletab meelde põhimõtteliselt või ütleb mitu minutit või sekundit sul järgmise ajakontrollpunktini on ja nii edasi, et hästi tark kell on, hästi palju saab sinna infot panna ja siis mõõdetakse nii-öelda katseaega, võetakse aega ise ka, et kui tabeli peal pärast vaatad, et midagi on ikka täitsa sassis. Kuulge, minu kell näitas hoopis minut kiiremini. Mul oli 2021 Poola Euroopakate etapp, kui ma sõitsin kohe esimene katse. Finišeerisime lukk ja nukkiga suht nagu võrdselt, see oli esimene katse oli paaris rada, et ma visuaalselt nägin ja siis ütlesin lõppu, vaatasin midagi on väga valesti, et 5 sekundiga nagu kaotasin Karliga, ütleb ka, et kuule, et ma mõõtsin, et ma ei tea, ütleme pool sekki kaotasime, on ju. Ta ütleb, et ta teab, et ta ei pane mööda üle poole sekki ka mõõtmisega, et ta on nii palju seal kellaga mõõtnud, et ta teab, et poole sekundi sees on ta raudselt. Ja siis tuli seal natuke vaielda ja siis korralda ütles, et natuke vale aeg läks lõpuks. Et ise mõõdetakse ka autos ikkagi aega. Korraldaja tahtis ära panna teile kuidagi? Ei, ma ei tea, kes tahtis või midagi läks sassi selline natuke. Okei. Kuule, teeme selle ühe fantaasia ülesande ka ära, aga teeme selle niimoodi 2 peale. Tavai. Fantaasia ülesanne oli siis selline, et Rene tahtis, et me viskas meile õhku sellise ülesande, et millistest katsetest oleks teie nii-öelda unistuste viimane päev WRC etapil kuni 5 katset. Temal endal on esikohal Fafe, siis teisel kohal Collings Crest Rootsist, 3. Rüühimägi Soome, 4. Jaapan Isegami tunneliga katse. Kas see oli see tunne, kus meil levi ära kadus ja mille lõpus Sordo põlema läks? Ja viimane punkti katse oleks selline, et alustaks all ja roniks Mäkke, aga siis tal on see meil kuidagi pooleli jäänud, et kus kohast ta siis Mäkke roniks, aga davai, ma ütlen Kanepi. Oota, me peame nüüd kokku 5 katset ütlema lihtsalt. Ma ütlen hoopis midagi sellist, ma ütlen Korsika rallilt Kalvi katses. Kalvi katse? See ei ole nagu... Mitte Kalvi Kalle. See ei ole Kalvi Kalle, vaid see on Kalvi nagu C-ga kirjutatakse. Hästi lahe katse ja mulle see hästi meeldib. Kus kohas see oli, kus Chris Meek läbi parkla pani? Mehhiko. Mis see Mehhiko... Ma ütlen selle igatahes, okay. Mis igatahes nimi sellel oli. See on minu arust üks ikoonilisemaid ralli viimaseid katseid just selle sündmuse poolest. Ma ütlen kohe, mis katse nimi peaks olema. Las Miinas äkki peaks see olema. Ja nii, mina ütlesin 3. ja siin on 4. tuleb nüüd. Tahaks Soomest midagi panna. Oota, sa ütlesid Ouninbach ära või? Ei öelnud veel. Kurat, Ouninbach ka on selline... No paneme Ouninbach äkki. See on äge katse küll. Nii, ja mina pean selle õnnetu 5. välja mõtlema. Jah. Õnnetu 5. jääb õhku, sest ma ei suuda nii kiirelt. Mis me paneks, et mida lahedat on sõidetud? Rally Estonia Power Stage vast ei hakka panema eelmisest aastast. Üle-eelmisest. Või üle-eelmisest. Hästi keeruline. Mis on äge olnud? Las ta praegu jääb, me mõtleme siin jooksvalt välja. Äkki homme ütleme. Meil on tulnud siin küsimusi ka saate käigus. Triin tekkis kohe jätku küsimus. Rääkisid, et F1 on hea arengusüsteem, aga WRCs väga mitte. Mida peaks muutma? Rääkisite, et 3. auto tiimis noorele sõitjale, aga mida veel? Näiteks eriti suur vahe on sees Rally 2 ja Rally 1 autode vahel. Kas Rally 2 võitja võiks saada auhinnaks näiteks kas või pooliku hooaja Rally 1 autos? See tähendaks, et mõni tiim peaks selle siis välja panema. Tegelikult see auhinnasüsteem peaks olema, sest tundub, et see on selles maailmas nagu ainuke lahendus, kuidas edasi liikuda ja tegelikult ju M-Sport... No ainult Malcolm ongi need auhindu. Malcolm neid auhindu välja annab, et ma arvan, kui sa võidad junior WRC, saad WRC 2-ga sõita ja võidad WRC-ga ka kohe hooaja ära, siis küll sulle leitakse võib-olla ka Rally 1-ga mõni ralli. Auhinnana see vist kirjas ei ole. Kuigi ma mäletan nagu mingist ajast, et nagu oleks olnud, et kui sa tuled ja paned Rally 2-ga ka kohe maailmameistri tiitli võtad ära, et siis midagi veel juhtub edasi. Midagi nagu mäletaks. Et mingist minevikust, aga mitte praegu?
Jah, praegu pigem seda vist nii ei ole, aga jaa, selles mõttes ma olen nõus, see auhinna lahendus tegelikult tundub, et täna on ainuke lahendus, sest kuidas noored liiguvad, on ju, junior VRC või leitakse oma vahenditest, et ralli 2-ga panna ja sealt edasi ongi, see finantsiliselt on see täiesti kohutav vahe lihtsalt, et kas me räägime üks ralli 1-ga või pool hooaega ralli 2-ga põhimõtteliselt. No kui me mõtleme, kuidas nad tegelikult F1-s liiguvad, on ju see, et igal tiimil on oma junior sõitjad. Et võib-olla peaks nagu ülevalt poolt ikkagi algama selles mõttes pihta, et mingi kohustus panna vähemalt üks junior sõitja peab sul kuskil tiksuma, mingi nagu jalgpallis duubel meeskonna. Jah, eks me lõpuks lõpetame selle juures ikkagi, et eelarve on kitsas ja ralli ei ole nii populaarne spordiala nagu on F1. Me saame eelarvet parandada niimoodi, et me sõidame kõik ralli 2 autodega. Nõus, täiesti nõus ja see natuke modifitseeritud ralli 2 auto ja kõik oleks hästi. Aga siis peaksid need vennad tõusma juba ralli 3-st? Jaa. Sest täna ju tegelikult on ju see ralli 4 auto on ju vana R2 on ju, siis on ralli 3 ja ralli 2, et see loogika on väga hästi paigas, aga nagu finantsiliselt need sammud on nagu võimalik teha. Ka, ma ei tea, mees metsast tuleb ja on kiire, siis küll ta need toetajad ka nii palju kokku leiab tõenäoliselt, ma usun. Aga jah, see viimane samm on hästi raske. Jaa, me võime siin igasuguseid asju välja mõelda, aga lõpuks kõik taandubki sellele, et jube kallis on kogu see sport. On. Jakob küsib veel sellist asja, et kui kellelgi puruneb katsel rehv või on muu teadaolev probleem, kas tehakse aeglasemalt sõites veel ka legendi parandusi? Jaa, ikka tehakse. Ja aga kui on red flag katse peal, ehk siis katse peatada, tuleb vaikselt läbi sõita, aga siis igal võimalikul hetkel, kui ikka midagi silma jääb, siis tuleb parandused ära teha. Et ükski kilomeeter nii-öelda raisku ei läheks? Jah, just. Vaatame, kas veel on tulnud küsimusi, aga kui on, siis jääb homsesse. Millest meil veel on kindlasti tarvis rääkida enne Kahuti juurde minekut. Nõgene meil paneb homme, eks? Jaa, see on Iberica Cup, ehk siis toimub Portugalis ja Hispaanias. Kruusa peal sõidad minu meelest asfaldi peal. Oota kindlalt homme, ma näen siit ajatabelis juba mingid ajad on. Või oli täna hoopis või? Äkki oli täna? Ahah. Vaatame üle kähku. 5. katse lõpus on nagu päris palju, on nõgene juba on. Kuule on jah, on küll. Aga tal on siin kaotust esimesele mehele juba 48. Kuule, see on mingi nominaalajad. Siis on ikka see homne päev. Ja see oli õigus, siis on ikka see homne päev. Ja see on see Iberica Cup, sõidavad kõik Peugeot'dega minu meelest. Aga miks need 4 esimest vendad täna veel sõidavad? Et see on mingi oma süsteem. Võib-olla nad sõidavad lisaks ka nagu täisralli kaasa. Et tõenäoliselt saab midagi skeemitada. Aga jah, Portugali ralli siis sõidavad ühe päeva kaasa ja see on siis nende jaoks üks etapp. Ja Joosep Ralf Nõgenesega tegi Peep suurema loo ja tänases LPs. Jep, nägid. Kuule, sa filmi ka vaatasid ära või? Ei ole kahjuks näinud, ma ei jõudnud sinna esikale ju. Jah. Kahjuks. Ma võin rääkida oma filmi elamusest kiirelt. Räägime siis ikkagi kurvilise tee legendid. Mulle tundub, et natukene seda arhiivi kaadrid, see kino suur ekraan võib-olla ei võta seda vana kvaliteeti nii palju üle, aga kõvad kaadrid on ikkagi leitud. Ja kõva film selles mõttes, et selliseid lugusid, ma olen ju kuulnud ka isalt, vanaisalt, et kuidas meil nõukogude ajal ja sellised teemad ja niimoodi pidi tegema ja talongid ja värgid ja. Aga seda ikkagi nagu nii ralli kontekstis näha või nagu, et kuidas see reaalselt nende inimeste elu mõjutas, kes tahtsid siin tippsporti teha ja kuskile maailma jõuda. Seda nüüd näha nagu filmi ja kinolinal on hoopis teine asi kui see, et sul keegi kodus kõvatab, et kuidas mul omal ajal oli. See on ikka väga reaalseks on see asi tehtud ja nende meestega pärast sai veel seal intervjuusid ka natuke teha ja mõni mees ütles, et huvitav, et siukseid jutte kuuldis, mida konkurendid omal ajal ei rääkinud. Et seal on tegelikult veel päris huvitavaid nagu mõtteharjutusi veel jätkukohaks, et kes kellele jalga taha ikkagi pani ja ära koputus, et mingid karjäärid ära rikuti. Jaa, ma olen kuulnud, et siiamaani ikkagi hinge peal mingid asjad meestel ja
ma kindlasti lähen vaatan. Ma olen nii palju kui kuulnud, olen ainult head kuulnud ja tegelikult võib-olla isegi olekski, keegi võiks nüüd kunagi võtta ette, et nüüd sealt sellest ajast nüüd järgmine. Veel minevikku või? Nüüd mitte kaugemale, vaid nüüd vahepeal need murakad ja need. Jah, just, et see aeg on tegelikult selline, kus mina rallit ei jälginud, ma olin nii väike, aga need tänased rallifännid ka, kes on, ma ei tea, 14-15, no need ei tea mitte midagi sellest ajast. Ja need ei tea ka mitte midagi sellest ajast, kui Urmo Aava sõitis WRC-s näiteks, et kuidagi võiks keegi kokku koondada ka sealt midagi. Jaa, Marko on käinud 2 filmist läbi, küll nagu kõrvaltegijana, aga nüüd jah, võiks olla järgmise filmi üks peategelasi vabalt. Ja. Sest me praegu, oleme ka Marko Laines just nii-öelda, et Ott ju tuli ka Marko Lainest. Täpselt nii. Aga Kahooti aeg. Hakkame peale selle kõige põnevama osaga. Teeme nüüd selle asja ära, et me peame saate lõpu kõlli laskma, sest audiosse me Kahooti ei lase. Aga jääge kindlasti siis otse-eetris liinile ja pange oma Kahooti rakendused valmis või siis Kahooti, Google'isse panete sisse Kahoot, siis saate veebi kaudu ka. See on kahoot.it peaks olema, jah. Ja teeme siin selle kõlli lõpupausi ära. Homne saade 2030, Kaspar Ruus, Roland Poom. Praegult nägemist ja hetke pärast hakkame Kahooti mängima. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele varguse vastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist.